alguskõll on tavaliselt siuke, et Nõpp ükskord käis saates meil, pläristas hästi häälest ära kitarri ja siis ütles rohepöörane. Nii, tere head rohepöörase taskuhäälingu kuulajad. Täna on natuke teistsugune salvestus. Me oleme Tartu Loodusmajas Eesti Rohelise Liikumise 35. juubelikonverentsil Rohepesu ABC. Ja nüüd selle konverentsi lõpetamiseks, et asi oleks ikkagi natukene lõbusam ja nagu Madis siin enne ütles, kõik on nüüd hästi palju tarka juttu kuulnud, nüüd teeme midagi nalja ka, on rohepöörase avalik salvestus. Siin on ikka mina, Mart Valner, arengukoostöö ümarlauast ja hetkel laval on koos minuga veel viimast päeva Eesti Rohelise Liikumise juhatuse liige Madis Vasser. Tõesti vaatan publikut, kõik on mornid, terve päev on räägitud sellest, kuidas kõik on vale ja väär, rohelist värvi ei tohi uskuda. Et nüüd lõpus siis teeme mingit, toome meeleolu üles enne, kui tuleb tordi söömine, et see tordi söömine ei oleks niisugune läbi pisarate. No, sa mõtled, et kindel oleks see, et kui tort on ka natuke halb, et siis ei oleks kõige. Konverentsilt jääb meelde alati toit. See on kõige olulisem asi lõpptulemusena. Just, et lõpp peab minema hästi. Siis kõik on muud asjad, millest ma varsti räägin lühidalt neile, kes ei olnud kohal, et mis meil toimus siin, aga räägi mulle ka sellepärast, et ma pean tunnistama, et mina jõudsin alles umbes tund aega tagasi kohale. Ma võin teha seda raadiomaagiat ja öelda, et siin oli kõik nagu väga äge ja suurepärane konverents oli tegelikult, ma kuulasin 1,5 viimast ettekannet. Aga sa saadki mulle rääkida, mis siin toimus. Aga enne ma tahan lihtsalt rääkida ühe loo, mis mul tuli meelde, kuulata see Eva Truuverki, kes näitas oma Arvamusfestivali märkmiku ja kes, ma ei tea, kas saab järgi kuulata, vaadata, mis siin täna olid? Jah. No näed, siis te saate teada, mille pärast Eva sai pahaseks, sellepärast, et teda meheks kutsuti. Võib-olla. Aga kuulata seda tuli mul lihtsalt meelde see, kus ma olin umbes 1,5 kuud tagasi Brüsselis, kus oli ühe suure üle-euroopalise kliimaprogrammi lõpukonverents, selline, mis oli 1,5 aastat kestnud, 15 riiki, igal pool petitsioonid, asjad anti Sharm el Sheikhi seal kliimakonverentsil üle, eks ole, kuidas Euroopa noored kõik tahavad üle 100 000 allkirja. Ikka suur, massiivne, eks ole, mingisugune kliimaalgatus. Ja siis seal oli tegijatel oli see lõpukonverents ja siis tundub, see mikrofon on väga lähedal sulle. Pane keset kõhtu, siis muidu raadiokuulajad on juba kurdiks läinud. Ma panen siia näiteks. Noh, kõik nii. Ühesõnaga, ja siis me olime seal lõpukonverentsil ja siis esimene päev sellised meppidega konverents, teine päev oli siis tegijatele, eks ole, et mis me siis saavutasime, mis on nagu mõõdikud, kui palju me allkirju kogusime ja nii edasi, siis toodi ette üks one thing we're really proud of, üks mõõdik, kui palju me tegime seda keskkonnasõbralikku träni. Ja see oli konkreetselt, how many gadgets we made. Nagu. Ja see lihtsalt nagu... Mitte kui vähe, vaid kui palju. Meil oli plaanis teha 10 erinevat ja mingisugune x korda 10 000 arv mingisugust träni, mida jagada, aga me ületasime plaani ja me tegime 30 000 träni. Ja see Saal juubeldas. See on see mõõdik, mille üle me oleme kõige uhkemad oma kliimaprogrammi juures, kui palju korda rohkem. Ja sa nimetad ka seda lihtsalt gadgets või widgets või mis seal oli, et see on mingisugused pliiatsid ja hästi palju seda tekstiilikotti ja plastikust see kahvelnuga, lusikas, komplektid ja nii edasi. Aga by the way, meil on neid päris palju üle, et võtke nagu endaga kaasa, kui te tahate ka, eks ole. Super hästi läinud konverents. Ühesõnaga, kuidas rohepesu konverents täna läks? Ühesõnaga, need rohekohtumised on siis külluse ja sarv siuke, võib saada nänni topelt ja mitmekordselt. Enne kui ma räägin, sa veel kütsid enne publiku üles siin, et sa rääkisid, kuidas meie podcast üldse algas, võib-olla me ei olegi seda avalikult rääkinud. Me ei ole avalikult rääkinud. Ühesõnaga, sa võid mu neid mälulünkasid täiendada, aga nii kuidas mina seda mäletan, on see, et meil oli kliimavõrgustiku kohtumine, mida veab Eesti Roheline Liikumine, kui ma ei eksi, endiselt. Ja kliimavõrgustiku ühel kohtumise ühel õhtul, siis kui teised inimesed enam ei tahtnud saunas olla, olime edasi seal mina ja Madis ja rääkisime enda arust äärmiselt tarka ja naljakat juttu Eesti keskkonnast. Madis võttis välja oma kitarri, mida ta pole pesnud pärast seda, kui Nöpp sellega mängis ja pärast sauna eesruumis mängis paar helist välja akordi ja ütles, et vot sellisena kõlab Eesti keskkonnapoliitika. ja nii edasi ja siis ma arvasin, et see on nii äärmiselt naljakas, et kõik inimesed peaksid seda kuulma, mida me omavahel räägime, sest et see on lihtsalt nagu päris vaade Eesti keskkonda ja kliimasse. Ja see on minu mälestus, kas sul on midagi sarnast? Ja siis ma ütlesin, kes see tahab seda kuulata, kes see tahab sellisele asjale platvormi anda. Ja see oli ka, et me ei teadnud, kuhu me selle teeme õige. Ja me ei teadnud, kuhu me seda teeme.
mis andis asjale julgust, oli see, et järgmisel hommikul Madis veel ütles mulle, kui Mart, see tegelikult oli õhtul oli hea mõte. Kui see järgmisel hommikul on ka, et see on hea mõte, siis võib-olla isegi oli. Mart küsis, mis mõte? Oli nii. Ja helistas täiesti juhuslikult ja täiesti teisel teemal mulle umbes nädal aega hiljem meie saate ja Eesti üks kõige paremaid toimetajaid Joanna Laast, kes rääkis hoopis täiesti teisel teemal ja siis enne kui me kõne hakkasime lõpetas, kuule, mulle tuliks hea mõte, mida sa võiksid Delfi roheportaali teha. Ja siin me oleme. Ja see taares, et proovime. Ja eelmisel saatel oli 17 000 avamist või midagi sükast. Midagi. Keegi kuulab. Meile kirjutati täiesti teisel teemal jälle. Öeldi, et tänu teie saatel isegi minu isa saab aru, et kliimal on midagi valesti. Aga nüüd me oleme nagu ennast kiitnud hästi palju, hetkeme konverentsi teemaga. Ja, lähme teemasse. Aitäh selle ajaloo rännaku eest. 16 aasta peal võib ajalugu ka vaadata. Ja, täna oli siin suurepärane konverents. Ma loen ühe lausega umbes, et mis siis meil siin jutud olid. Konverentsi avamine, kuna oli ERL35, tehti ennustusi, et kuhu me jõuame, et kui Eesti roheline liikumine algas fosforiidisõjas, siis võib-olla 2025 aastal on ennustatud siis järgmine fosforiidisõda, et ERL juba relvastab ennast, riik samuti, saab olema põnev. Fosforiidisõja puhul on see vähemalt teha, et kõik relvad helendavad pimedas, mida seal kasutatakse. Ja, ka meie plakatid peavad siis helendama, just. Siis tegin mina väikse sõnavõttu, rääkisin oma 5 aasta traumadest keskkonnaliikumises, et minu lemmikteemad siin olid põlevkivienergeetika ja tuumaenergeetika ja nipid ja trikid, kuidas nagu selles orienteeruda selles virvarris, mis meil on. Et näiteks, kui sul räägitakse väga detailselt juttu sellest, kuidas mingi asi peaks töötama, siis küsi üldisemalt. Küsi, et mis see põhimõtteliselt tähendab. Ja kui sulle seda ei taheta öelda, siis on kahtlane. Et siis põhimõtteliselt äkki on mingi jama. Siis Kristin Kontro, kes on ka üks Eesti parimaid rohetoimetajaid, tegi väikse ettekande sellest, et kuidas on roheajakirjaniku elu iga päev. Et avad hommikul postkasti, lugematu arv pressiteateid ja siis tema peab siis hakkama filtreerima, et mis neist on nagu päris rohetegevus, mis on niisugune kahtlase maiguga. Aga nagu mulle ei kõlama sealt see, et seda ressurssi täna ei ole, et lõksu seada, et kutsuda keegi kahtlane nagu pressiteate esindaja kohale ja siis hakata pommitama, et oot, mis te tegelikult teete? Kust see tegelikult see tuleb ja kus see tegelikult läheb? Et see on nagu Eestis võib-olla veel siis nišš, mis vajab täitmist, et sul on uuriv roheajakirjandus. Aga meil suvel tulemas hästi palju praktikanti igale poole. Kristin, sulle mõtlen, et äkki kõik praktikandid saavad endale ühe sellise rohepressiteate, mida lähed süvitsi uurima. Saab nädal aega praktika tehtud ühe looga. Väga hea, väga super. Ma ei tea, kas ükski praktikant roheportaali tuleb. Kommentaar oli, et praktikandid hoiavad nagu kulutulest teemale roheportaalist. Aga mine tea, võib-olla see on muutumas. Ja seda me kuulsime siis päeva teises osas ka, et mis need muutuvad tuuled on. Ja Marilyn Eessalu ERL-i tegevjuht rääkis, et mis Euroopa Liidu poolt tuuled tulevad, kuidas direktiivid hakkavad meie rohesegaduses selgust looma. Ja huvitav oli seal see, et täna on umbes 230 erinevat logo, mida võib pakendi pealt leida. Ma ei tea, mis on rekord, mida ühe pakendi peale saab suruda logosid erinevaid, aga enamus neist on väga sisutühjad või otse eksitavad, et siis nagu üritatakse seda kuidagi kontrolli alla võtta. Ma mäletan, ma kunagi läksin, anti välja see flyer, see oli küll toidumärgiste kohta konkreetselt, aga antigi 4 leheküljeline flyer välja, et erinevad toidumärgised ja ma mäletan, võtsin selle kätte, läksin Sirje Potissepa juurde, diktofon kaasas. Nii. Mis need on? Mis on Eesti lipumärk, mis on pääsukese märk, mis on see põllumajandusmärk, konkreetselt sulle märgi said täis, eks ole. Et kui sa paned sinna lisad selle toiduaile veel kõik muud asjad juurde, siis see on väga lõbus osa muidugi. Jah, said siis targemaks? Ma sain selle jutu salvestatud. Ei mäleta midagi, kõik hästi roheline. See oli ammu. Siis me kuulasime ettekannet sellest, et kuidas eristada rohepesu ja roheturundust. Tudengid Jaanika, Niinepuu ja Eliko Kolbin tegid oma magistritööst väikse ülevaate. Seal oli väga huvitav niisugune tabel, kus oli siis see ettevõtte või organisatsiooni nagu positsioon, et kas sa oled, kui palju sa räägid oma rohelisusest ja kui palju sa päriselt oled roheline. Et seal on nagu mingi sektor väga huvitav, mis on rohevaikijad, kes on väga rohelised, aga nad ei räägi sellest. Ja siis näiteks oli see, et väga raske on tuua näiteid sellistest ettevõttest, sest me ei tea. Nad ei räägi midagi. Kuskil nad on ja midagi nad teevad, aga neid on raske tabada, et see on huvitav sektor. Ja Eva Truuverk Rohetiigrist rääkis oma ängi märkmike teemadel ja ka sellest, et mida Rohetiiger teeb.
et mida Rohetiiger teeb ja mida ettevõtted teevad Rohetiigris ja mida iga inimene ise saaks teha. See oli siuke väga isiklik kogemuse paljastus ka, nii et väga oluline on järgi kuulata ja vaadata. Ja, aga lisaks rääkis Eva ka kliimakonverentsidest ja minul on Pariisi kliimakonverentsist hoopis teistsugune mälestus kui sinul, sellepärast, et mina olin see protestijate poole peal. Ja kui Eva rääkis sellest, kuidas suitsunurgas võisid suitsu maha, siis mina mäletan, kuidas kliimakonverentsil majade kaupa oli inimesi, kes tegid loosungeid, et kogu Champs-Élysées täita nende punaste joonte ja asjadega, et see oli hoopis teise külje pealt väga võimas kogemus iseenesest teile. Ja. Me olime seal teises majas, meid sinna ei lastud. Võib-olla põhjusega. Võib-olla põhjusega. Nüüd olete suitsupomme hakanud viskama. Ja, ei, no meil oli üldse jääga. Süsinikuneutraalselt. See oli, Pariisi kliimakonverents oli ju väga halval ajal selles suhtes, et Prantsusmaa olid just piirid kinni ja seal olid terrorirünnakud olnud. Kas sa käisid selle bussiga, mille peale oli seotud jääkaru? Jah, bussiga oli peale. See jääkaru ei olnud päris? See jääkaru ei olnud päris, aga kui sul on, kui meil oli vaja, et selle bussi peal oli kirjas oil crime ja meil oli vaja, et kuidagi tekitaks sellised allavoolavad nagu õli jäljed sinna bussi peale ja kuna me ei teadnud, millest seda teha, siis me lõpuks otsisime Pariisist melassi. Ja siis, aga ühesõnaga pikid lüüdad, kui sa natuke aega peale oli terrorirünnakud Pariisi kõrvaltänaval valgele bussile, paned mingid pakikesi, kuhu sa auke sisse teed, siis kutsutakse sulle väga ruttu politsei. Umbkeelselt seletama. Märka, et ei, see on melass, mitte mingi imelik asi, millega ma tahan Eiffeli torni juurde sõita. No siin sa oled, lasti välja. Ja siis see konverents nüüd kulmineerub meie mölaga, aga nagu ikka alati on tore, et me ei oleks ainult kahekesi, et kuna täna meil on inimesi rohkem saalis kui tavaliselt ruumis, siis võib-olla võiks nagu kuritarvitada seda ja kutsuda, see oli minu perspektiiv, aga perspektiive on siin ruumis veel. See on väga hea perspektiiv. Kuna me oleme tavaliselt kolmekesi ja Joanna Laast toimetajana keeldub midagi rääkimast, siis äkki meil see ei keeldu rääkimast. Aga vaadates siin saalis ringi ja nähes, et me oleme siin ikkagi kolmanda sektori esindajad, siis, ja meie lihtsalt saame mölised, aga meil on siin inimesed, kes otsustavad. Isegi me otsustavad inimesed ka siia sisse keskele meie vahele. Et äkki näiteks, kui me võtame ühe Eesti 101 kõige tähtsamast inimesest, kes Riigikogus istub, siia näiteks Hannah Lahe, siis äkki ta on nõus tulema. Me ei kuulnud seda, mis sa ei öelnud seda eid mikrofoni nii, et see ei loe. Jah, et ainukene siis Riigikogu liige, kes terve konverentsi ilusti kohal käis ja kuulas. Teiste kohta ei saa seda öelda. Võib-olla kuulavad järgi. Ma arvan, et kuulavad järgi. Ma ei kahtlegi selles, et tegelikult alustame selle küsimuse. Hannah, kuidas sellised kodanikuühiskonna konverentsid Riigikogus, et kas see on see järelvaatamine, ma eeldan, on üks osa programmist teil niikuni? Tere kõigile kõigepealt, mina olen Hannah Lahe, nüüdsest 3. nädalat Riigikogu liige, kõige noorem, olen keskkonnakomisjonis ja Euroopa Liidu asjade komisjonis. Üks kommentaar veel, et te rääkisite siin mölast ja et otsustajad on nagu need kõige, et siis 3 nädala jooksul ma olen ka komisjonides kuulnud üsna palju sellist, ma ei taha möla öelda, aga ühesõnaga ei ole ainult nii, et tähtsad otsused ja kõik, et teinekord mina isiklikult tunnen küll, et see kolmas sektor ja erasektor teevad ikka palju rohkem kui poliitikud, siis mis on ka põhjus, miks ma ise olen poliitikasse läinud. Aga rääkides järelvaatamisest, kuulamisest, siis ma kindlasti olen meil erakonnas ja nüüd ka Riigikogus selline suur nügija, et ma juba saatsin meie sellisesse väiksesse rohereformi chatti, siit mõningaid pilte, huvitavaid ettekandeid, mõtteid, mida siis omavahel me hiljem arutame, et ei lähe asjad mööda lihtsalt. Praegu on vaba nädal ja poliitikud kohtuvad valijatega. Ma ei tea, aga mina olen siin, ma tulin kuulama. Kas meie pildid said laike ka? Ja tekkis ka arutelu, aga ma ei tohi seda avada. Arusaadav. Me igatahes ootame siis seda koalitsioonilepingu muutumise preambulat. Räägi 3 nädalat Riigikogus. Sa enne rääkisid väga ägeda loo sellest, et sina tahtsid Riigikokku minna ja sul tekkis suur hämming sellega, et sul ei ole autonumbri märke neile anda.
rääkides jõudes selleni, kui mida ka Eva Truuverk enne küsis, et kui paljud siia tulid ilma liitriki kütust kulutamata. Jaa, ma tegelikult tahtsingi Evalt küsida, kas buss loeb ka, sest ma, loeb, on ju. Jah. Jah. Jah, nõus. No mina tulin bussiga, aga jah, autot mul ei ole, mul on tore ratas, ostsin selle mis need kohad on, soov.ee või midagi sellist, 100 € eest kunagi 3 aastat tagasi käisin Lasnamäel ühes kortermajas järgi, kus väga tore naisterahvas oli. Auto peale veel mõtlen, see ei ole kindlasti minu prioriteet, tegelikult mul autot ei ole tarvis, ta oleks selline mugavus, aga kuna mul ei ole autot, siis Riigikogu Kantselei oli suhteliselt üllatunud. Et minu esimene tööpäev, kuna ma enne olin fraktsiooni nõunik, siis maja kõik on mulle tuttav töötaja, et lähen siis sisse, vahetan oma selle nõuniku uksekaardi saadikukaardi vastu ja siis valvelaua töötaja küsib, et mis su auto number on. Siis ma ütlen, mul ei ole autot. Siis korraks oli nagu vaikus, mõtles, et mida öelda ja siis oli selline, et vaba koht, et mis me nüüd siis teeme sellega, et ei teagi nagu, et Musa hakkab puhama sealt selle koha peal. jaa, et ma juba sain siin hea idee, mida selle parkimiskohaga ette võtta. Ma jõudsin vahepeal kirja ka saata sellele samale töötajale, et kas mu koht on alles või anti see juba ära, et ma siis mõtlen, jah. Mis sa oma kütusekaardiga tegid? Ja kes ei tea, siis Riigikogu liikmetel on erinevad huvitavad hüved. Kütusekaart kehtib ainult viimasel tööpäeval või see oli muul ajal ka? Ei, see on üks teine case, aga jah, meil on taksokaardid ja siis on kütusekaardid. Ja taksokaart on mul rahakoti vahel, ma olen seda korra kasutanud, mul väga ei meeldinud, kuidas see töötas, kui ma sõidan, siis ma sõidan Boltiga, me kasutame Forust muidu Riigikogus, aga ühesõnaga ei ole tarvis nagu olnud siiani ja kütusekaarti ei ole ka kasutanud. Ma ei oska isegi, ma pean tunnistama piinlik, aga kütust tankida, mis olen seda ühe korra elus teinud, aga jah, et ma ei ole ka nagu sõpradele laenanud, nagu mõni Riigikogu liige on teinud, et endal pole lube, aga siis kuskil sõidab mingi auto ringi maksumaksja raha eest, et jah. Seda on 4 aastat aega veel korrupeeruda, ära muretse. Aga rohepesust rääkides siin kasutades seda võimalust, et sa oled päev läbi olnud siin rohepesu konverentsil, mis sulle on meelde jäänud ja kas siin on midagi, mida nüüd tõesti ka Toompeale kaasa võtta? Ma saan aru, et on mõned mõtted, mis on juba töös ja käigus läbi chati, aga üleüldist näiteks kuulates, vaadates ettekande, vaadates, kuidas Saar reageerib äkki sellist poliitilise kultuuri parandamist või midagi sellist ka? Poliitilise kultuuri parandamiseks tuleks eraldi konverents teha, ma arvan, see on natuke selline sügavam teema. Aga mulle väga meeldis see direktiivide osa. Ma olen muidu kursis, mis need täpsemad siis olid, millest juttu tuli, aga nüüd, kuna ma olen nii Keskkonnakomisjonis kui Euroopa Liidu asjade komisjonis, siis mul on hea võimalus asja nagu seestpoolt vaadata. Meil on komisjonis ülesanne siis anda seisukohad, et kui tulevad kas need direktiivid, ma ei tea, kas need on juba mingil kujul olnud, mul ei ole veel seda infot, aga ühesõnaga, et selline sisuline pool on kindlasti üks asi, mida ma väga ootan, mis ma siit kaasa võtan. Samamoodi nagu see tarbijakaitse üks teema, et meil oli koalitsioonilepingus ka sees, et me tahaks reklaamiseadust natuke muuta. Mina tean, et Prantsusmaal näiteks, see on lihtsalt üks näide, on ära keelatud lennureklaamid äkki, kui ma ei eksi, ja kütus ja ühesõnaga sellised keskkonda kahjustavad siis asjad, et neid ei tohi enam promoda. Ja siis mulle väga meeldis Eva see südamlik nagu selline ettekanne selles mõttes, et ma ise väga toetan sellist mõtteviisi, et peab olema kaine mõistusega, rahulik ja peab kõigile sõnum kohale jõudma, et kuna ma tulen nagu võib-olla sellisest, ütleme, kliimanoor, siis oli see minu tiitel, kui ma Kopil käisin, ma olin siis ametlik delegaat, et ma tulen nagu sellelt aktivismi poolelt natukene, samas ma ei ole ka nagu noortega streikinud reedeti, ma olen kuskil seal poliitiline aktivist olen nagu olnud,
siis ma lihtsalt olen aru saanud, et väga radikaalselt lähenedes ei jõua inimesteni, et aga kui me iga päev mõtleme, mida me natuke saame paremini teha, iga päev natuke nügime, siis lõpuks sellel on suur mõju ja selles mõttes ma sain küll jõudu juurde siit ja ökomärgiste teema ka sisulise poole pealt, et see on ka üks asi, mida ma väga tahaks muuta ja sisse vaadata rohkem teemale. Eemaldad iga päev ühe ökomärgise kuskilt, mis on sisutühi. Näiteks, jah. Aga rohepesust veel rääkides, kui mõelda rohepesu näidete peale, me hakkame seda kindlasti veel siin täna inimeste käest küsima, sest et Puhtu on veel noor. Kas sul endal on mõni näide rohepesust, mida sina tahaksid välja tuua ja just öelda, et vot see oli minu jaoks see hetk, kus ma nägin, et nüüd on probleem? Ütleme, tavatarbijana, siis kindlasti neid näiteid on tohutult palju. Üks asi, millest ma pidevalt räägin, kuna mind väga huvitab tekstiilitööstus ja selle tagamaad, siis on näiteks need samad H&M-i kogumiskastid. Tegelikult ettevõtted on seda rohepesu suutnud väga hästi rakendada ikkagi lõppude lõpuks oma kasu nimel, et ma viin oma vanad riided sinna ja siis ma saan -10% allahindluskupongi, et siis uuesti midagi osta endale, et sellised näited lihtsalt. Muidugi siis erinevad fossiile kaevandavad ettevõtted, kes reklaamivad rohelisena, see juba põhimõtteliselt on vastuolus. Aga rääkides minu tööst, siis miks ma poliitikasse tulin, poliitikute lubadused ikkagi on rohepesu ja nüüd ma tean, et ma väga tulistan endale jalga, sest kui ma nüüd olen 4 aastat Riigikogus ja 4 aasta pärast ei küsita, mida ma teinud olen ja ma ei ole mitte midagi teinud, siis ma olen ise samasugune rohepesija siis poliitilises mõttes, aga jah, olles käinud kopil, olles olnud erakonna süsteemis üsna pikka aega juba sees, nähes seda asja seespoolt, siis jah, poliitika on ka mingis mõttes rohepesu, aga teiselt poolt, kui meil on see õigusselgus, kui meil tulevad Euroopa Liidus direktiivid, siis ma tunnen aina enam, et meil ei jää ruumi selleks rohepesemiseks, sest tegelikult ka regulatsioonid ja seadused ikkagi nii palju piiravad meid ja see on ainult positiivne. Ma hakkasin mõtlema, et kui sa 4 aastaga suudad olla samas punktis, kus täna, siis see on positiivne võib-olla, et sa ei ole hullemaks teinud. Et see on ka väga raske võib-olla vastu seista mingitele asjadele, mis tahavad minna hullemaks ja selle H&M-i kastide osas ma hakkasin mõtlema, et me siin konverentsi kuulsime ka näidet nendest teeküünaldest, mille ümbriseid siis hakati koguma võistluse korras ja siis see viis selleni, et lapsevanemad olid sunnitud teeküünlaid ostma ja nende lapsed tahtsid neid pakendeid. Et kui huvitav, kas on keegi, kes käib sõprade riidekapist riideid napsamas, et viia need H&M-i, et saada odavamalt omale riideid. Ja siis milleni see lõpus kõik viib? Mitte kordus, aga kordades kõrgema tarbimise. See on kordustarbimine, see on kordades tarbimine, ma ei teagi. Et kohe ostad tagasi samu riideid. Mul hea mõte oleks, jah. See on päris hea, aga samas kohutav mõte ka, et mulle meeldib, sest siin konverentsi jooksul oled ka küsinud sellist kompromiteerivaid küsimusi, et kui ma olen ettevõtja, kuidas ma siis saan õppida rohepesema ja sellised asjad, et Ma võin vastata, see oli siis roheportaali näitel oli see, et kui sa oled ettevõtja ja tahad, et sa saad hästi palju head tähelepanu, siis sa pead tegema uudisloo sellest, kuidas on suur katastroof juhtumas linnametsadega. Et siis sa oled 3 linnukest on ära märgitud, et on katastroofi mainitud, on linnad või urbaansus ja siis on metsandus, need on 3 teemat, mis inimesi klikib ja kui sa paned kõik kokku, siis ma arvan, et see on üks loetavamaid artikleid sellel sajandil. Kõlab hästi. Hanah, aitäh, et sa tulid meiega täna rääkima ja aitäh, et sa tulid valijatega kohtuma siia. Me teame, et see buss läheb varsti. Aga kus ta, jah? Ma ei tulnud valijatega kohtuma, ma tulin konverentsile, ikkagi see vajab täpsustamist. Üks asi, mis ma veel öelda tahtsin selle 4 aasta kohta on see, et ma saan väga hästi aru, et üksi ma ei saa midagi teha. Mul on võimalik olla praegu see roheline noor hääl parlamendis, aga ma loodan ka, et kui te siin saalis ja ka kuulajad poliitikat jälgite, et siis ka kaine mõistusega, et ütleme minusuguseid neid, nagu mul öeldakse, rohehulle ja kliimaidiote võib olla parlamendis ka 101, aga
lõpuks on ikkagi tegu poliitikaga ja meil on siin maailmas ka muud asjad peale kliima ja keskkonna paratamatult, kuigi need on kõige alus. Aga siiski meil on tarvis ka riigis muid asju teha ja nagu Eeva tõi väga hästi välja, siis meil on kõik valdkonnad omavahel seotud. Et nügida, aga muutus ei tule üleöö ja ühelt inimeselt. Publiku küsimus. Mis sa siis oma parkimiskohaga teed? Ma sain Mardilt väga hea mõtte, et ma võiks sinna panna lillekastid, istutada sinna sisse midagi toredat. Minu arvates see on tõesti tore mõte. Kui ma oma sinna kohale tagasi pääsen, ma vaatan, kas kantselei töötaja on vastanud mu kirjale. Kui mu parkimiskoht ei ole ära antud, siis võime kõik koos talgud teha seal parkimisplatsi peal. Ja kui nad hakkavad protestima, siis pane rattad alla sellele kastile, 4 ratast, siis ta on põhimõtteliselt nagu kas seda Vabaduse väljakul oli tehtud mingid aastad tagasi? Vabaduse väljakul oli parkla. Saaks lükata ühe mäe otsa sinna öelda, et see on sinu auto. Nii, ma annan veel ühe publiku küsimuse siia. Ma täiendan seda ettepanekut, et võib-olla ikkagi mõni funktsionaalne jalgratta parkimise võimalus Riigikogu sinna kohale, sellele parkimiskohale, sest minu meelest on seal endiselt need taksipommi variandid vähemalt seal maja ees külalistele vanasti ei olnud kõige funktsionaalsemad jalgratta parkimise võimalused. Ma ei tea, kas sinu parkimiskohale üldse külalised saavad ligi? Meil on ikka ju see Riigikogu esine on parkla selles mõttes, et sisehoovis on ka autosid, minu kabineti vaade on ka parklale, mis on tore ja irooniline, aga jah, meil on jah sellised naljakad torud seal ja nüüd, kuna see koosseis on nii palju nagu uuendusmeelsem ja rohelisem ja meil on ka parlamendis näiteks Pärtel-Peeter Pere, minu hea sõber ja kolleeg, siis kui tema tuleb oma kastirattaga sinna ja pargib, siis näiteks mina pargin veel oma ratta ja ma ei tea, rohkem nagu ei mahugi. Et ühesõnaga me mõtleme, kuidas seda süsteemi parandada. Seda saab ratta külje peale, saab äkki kuidagi need lillekastid panna, nagu korvidena üle või midagi sellist. Aga kastirattaga sõidavad ainult vaesed, kui me loeme, et üks postitus sinna, et Riigikogu liikmed hiljuti oli. Ja võib-olla üldse nagu Riigikogu turvateenistus ütleb sulle, et see on nii ohtlik, nagu sa oled nagu liiga tähtis inimene, et sa ära rattaga sõida igaks juhul Tallinnas vähemalt mitte. Aga loodame, et nii lähe ja loodame, et saab lillekastid ja saab rattaparklad ja saab salajast roherevolutsiooni teha. Jaa, lillekastide osas muidugi siis võimas, ma ei tea, millal Kristina ja Joanna kahe peal otsustavad selle saate üles panna, aga homme on ju talgupäev 6. mai ja üks suur osa sellest on ka ikkagi see, et ju Tallinnasse tehakse neid lille- ja peenrakast sadu, kui ma ei eksi, teevad Tallinna koolid, mis panevad üles, nii et üks nendest võiks olla. Ma käisin ise Saksa gümnaasiumis just 2 päeva tagasi vaatamas, kui nad seda teevad, nii et seal oli neid päris mitu, äkki sa saad ühendada. Seda oleks veel. Või sa vihjad, et isegi Riigikogu liikmed saaks hakkama sellise asja kokku klopsimisega? Sealt saab. Ma ei saa kinnitada. Olgu, me laseme su minna kohtuma bussiga ja siis tagasi tööle kindlasti Päälinna. Ja, aitäh, väga tore, et kutsusite. Loodan, et kõik saite siit mingi mõtte kaasa konverentsist üldiselt, aga võib-olla ka minu sõnavõtust, et olgem ikkagi positiivsed, igaüks on natuke nügija ja ärme siis võta kuidagi liiga tõsiselt ka endid, et ikkagi koos saab muutusi teha, mitte üksi. Aga meil on lõpus tavaliselt kultuuriprogramm, et ma näen, et sa jagad raamatuid siin teistele valitsuse liikmetele, et mis järgmine on, mida sa, kui tohib ette spoilida? Et mis raamatut ma järgmisena jagan? Ja kui valitsus pandi kokku siis nii-öelda ametlikult, siis mina Mart Võrklaevale ja Kristen Michalile ehk siis rahandus- ja kliimaministritele kinkisin sellise raamatu nagu How to Save the Climate. Kirjutasin sisse ka sellised read, mis ma väga loodan, et nad ikka loevad aeg-ajalt. Sõbralikud ähvardused. 70, kas sa ikka loed seda? Vot seda ma oleks kui sa oled siiamaani jõudnud, siis kirjuta mulle. Ma pean raamatut tagasi küsima, see on hea mõte, ma ei tulnud selle peale. Aga järgmiseks ei tea, ma valisin neile lühikesed ja sellised tabavad raamatud, et nad jõuaksid päriselt ka lugeda, sest on oht, et nad ei jõua, aga kui ma neid näen, siis ma kindlasti küsin. Hea, et sa tuletasid meelde praegu.
aga sellest raamatute kinkimisest olulisem on see igapäevane nügimine, mis ma teen, et ma ei mäleta, kas Elu24 vist tegi minuga hiljuti intervjuu ja siis ma rääkisin, kuidas ma olen fraktsioonis meil rohenüginud ja lubanud kasutada ühekordseid kohvitopse, millel oli nagu suur vastuseis algul, aga nüüd on näiteks üks minu hea kolleeg ka, Valdo Randpere, väga eeskujulikult kasutab termost ja väga palju räägib minuga keskkonna ja kliimateemadest, samamoodi mõned teised fraktsiooni liikmed, kelle puhul võib-olla algul ei arvaks, et see võimalik, aga siis enne seda me olime Reformierakonnaga Rohetiigri programmis, et väga palju selliseid väikseid asju, mis lõpuks ma loodan viivad suure mõtteviisi muutuseni ja siin laua peal ka konverentsil on mõned kleepsud, mis ma kavatsen meile fraktsiooni infotahvlile panna, et seal on ka näiteks mõned voldikud loomuselt, mis räägivad siis taimetoitlusest, et teen selliseid väikseid asju iga päev. Usalda aga kontrolli, et äkki sellel Valdo Randpere on ikkagi selle tassi sees on ühekordne tass ka. Natuke kõlab, nagu kui Valdo Randpere tahab rääkida, Peep Pahv tahaks ka meiega rääkida kliimateemadel, ma ei ole lihtsalt kindel, kas me oleme samal arvamusel sellega. Viimane küsimus, enne kui tõesti buss juba tuututab. Jah, okei, viimane küsimus. Ma arvan, et see on oluline küsimus, sest et me seda teemat väga puudutasime täna, et saatsin siin Riigikogu liikmetele teabepäevast infot natukene, et toimus tuumaenergia teabepäev ja märkasin, et sina oled ka seal toetusgrupis, et kas sa äkki lühidalt võiksid selgitada, miks sa selle otsuse tegid ja kas sa oled valmis ka oma otsust muutma? Ma arvasin millegipärast, et keegi küsib midagi selle kohast. Ma ütleks, nagu toetusrühm on selline vabatahtlik ühendus, ükskõik mis teema raames siis on ka tehtud, ma ei tea, Euroopa Liidust väljaastumise toetusrühm minu arvates ja mida iganes veel. Ma liitusin puhtast huvist. Mina ei ütle kindlasti, et ma olen tuumaenergia toetaja. Mina toetan taastuvenergiat, kui see on võimalik 100%, aga tuumaenergia on teema, mille osas ma pean ennast kindlasti harima, sest ma ei saa muidu võtta nagu head seisukohta, aga samamoodi üldse energeetikas, et ma ei ole energeetika ekspert, see on nagu selge. Pole ennast kunagi ka pidanud selleks, aga ma tean, et meil on seal kavas väga palju huvitavaid arutelusid, et see pole lobigrupp. See on nagu oluline öelda, et kui sa vaatad neid, seda pikka listi erinevatest rühmadest, mis on tehtud, seal on valdkondi on nii palju erinevaid ja sisu, mis ma oskan öelda, enamustel on ikkagi kohtumised, arutelud, kaasamised, kõik sellised asjad, aga ma ei ole veel ühelgi kohtumisel käinud, eks ma siis vaatan, mis see sisu on. Selle toetusrühma juht ütles ka, et eesmärk on pidada diskussiooni ja arutelu kõikide osapooltega, nii et me kohtume veel selle töörühma raames korduvalt. Nii, olgu, laseme su tegema tähtsat tööd. Aitäh, Hanna. Ja meil, palun. Töö ei oota, aga meil on, vaatame korraldajate poole, kas me tahame veel lobiseda või on... Pigem ei taha. Tort läheb külmaks. siis me peame kokku tõmbama. Super. See läks ruttu, ma ütleksin. Aga mis teha? See on, mõni asi läheb aeglaselt, mõni asi läheb kiiresti. Rohepööre läheb aeglaselt, jutt rohepöördest läheb ruttu. Ja, ühesõnaga... Ja võib-olla nagu... Selline ongi see pool tunni, mille pärast sina käid tavaliselt Tallinnas 4 tundi. Ja see oli sellest magistrantide ettekandest oli see, et võib-olla see rohepööre on üldse mood, mis läheb mööda. Nii et me peame just praegu veel seda nagu ära kasutama, et keegi tahab üldse kuulata seda juttu. Varsti on juba vana teema, juba on uued pöörded. Ma arvan, et meie oleme hipsterid, me rääkime seda enne, see oli cool. Ja varsti oleme siuksed vanamehed, kes ei saa aru, et hipi aeg on läbi juba. Rohepöörd on juba toimunud, kõik on juba hästi, veel ikka peab muutma. No olgu, siis... Varsti ei, Vox Populit kahjuks enam pole. Mina kavatsen... Vinguviiolot ei ole enam Vikerraadios. Mina kavatsen hakata kirju saatma. Igale poole. Aga siis jah, olgu, lõpetame selle rohepööras ära kõigil, kellel on veel mõtteid või soove meid kuhugi kutsuda või mõnda teemat pakkuda, siis alati on võimalik kirjutada johanna.laast@delfi.ee ja siis kõik oma küsimused, ettepanekud ja kommentaarid meie vestluse kohta sinna saate. Ja palju õnne Eesti Roheline Liikumisele, 35, väga viisakas vanus, teist sama palju vähemalt veel, siis on rohepööre möödas ja tehtud ja head isu kõikidele, kes on kohal ja saavad nautida kõige maitsvamat, ilmselt täis
vegan torti, jah, just. Super, jah. Ja veel kord aitäh Hanah Lahele ka tänas saates olemast. Ja kõik, kes meid kuulama muidu ei tule, torti ei saa. Nägemist!